vaikselt selja taha jäämas, siis vangerdama peab. Pall on ka mängus, Harju külalisvõistkonnana võistkonna kontrolli all see kohtumine. Nüüd viga siit ja tuleb kas ka mängu esimene kollane kaart 17. minutil Pinatele. Läheb Pajo seal veidi tõrjem ruumi. Aga tuleb hoopis senderdus uuesti karistusalasse, sealt jätka Kriisilt. Jätakse ka võita, Vaprusest jagu saada, siis tõustakse juba tabelis teisele. Siin veel üks viga ja teine kollane kaart selles mängus. Seekord on vaja kedrad üle teipida. Siit Harju võimalus, aga napilt mööda. Kõige parem võimalus seni selles mängijalt löögile. See on hea korduse nurk, vaatame, kas siit saame aru ja taas, kas Kaspar Laur, ei siiski. Liit viis palli värava ette. Kergelt survemoodi asi on siin Harjul peale saadud. Nüüd pall lahtine ja tuleb lööka, aga Kriis jätab taas löömata. Või keegi Vapruse mängijatest suutis selle vaatama uuesti. Laurilt hea pall peaga karistusalasse, seal Pinate jättis, Kriis pääses löögile ja kas oli seal Kapper, kes pooleldi kukkumise pealt kuidagi ennast ette sätsinud vaba ruumi, kui pall on värava ja Vainula käes. Aga siit on Harju rünnak Eerme palliga kastis esimese puutega, aga napilt mööda. Napilt mööda. Sarnases kohas sel hooajal juba siin samal staadionil löönud, aga Eerme siik seekord oli paigast ära. Nüüd vasakul äärel Vidasel on ruumi, saab hoo üles võtta ka. Sealt tuleb abi ka Kapperi näol, nüüd terav pall värav ette, sealt Liite. Siin Poole ja Vileni. Nüüd Kriis paremalt äärelt murab karistusalasse löögikoht ka, aga Eerme saadab selle kõrge kaarega üle värava Harjule. Uuesti, kuidas nüüd Eerme täiesti üksinda sinna karistusalasse jäi ja ei tabanud palli korralikult. Ehk siis Kriisil on olnud 2 võimalust ja Eermel on olnud 2 võimalust. Ja nüüd kõlab ka esimese poole ja lõpuvile. Vihm on ka järele andnud, nii et 4. vooru viimane kohtumine Pärnu Vapruse ja Harju Laagri vahel. Siis tehakse juba vaheajal see vahetus ära, aga veel mitte siin ohtlik olukord. Harju karistusalas tuleb ka löök, aga üle värava. Kauber sai pöörde pealt proovida. Vaatame, kas täna tuleb või mitte. Tegelikult tahaks ju väravaid näha. Pajo. Oi, teeb jalge vahelt ja kukub ka ja kus see kukkumine ja viga nüüd toimus. Või tuleb siit hoopis sukeldumise eest kollane kaart Pajo. Uuesti Järve, Rudenko. Senderdus karistusalasse ja sealt on pall väravas. 51. minutil Harju saab selle kätte, mida esimesel poolajal ei suutnud teha, ehk et 1-0 vabalt Pinate löögile pääses. Rudenkole siit väravasööt ja jah, kes seal Siim Aer magas Rudenko maha või vabandust, Pinate maha. Nõmmel ka nüüd väga palju siin midagi teha ei olnud. Rudenkolt läheb senderdus sinna väravette, segadus ja pall väravas. Pall väravas, mõne minutiga saab siin Harju 2-0 eduseisu kätte ja keda seal õnnitletakse, kas Kristjan Kriis. Minutiga seis pea peale pööratud, standard olukord. Rudenko pall sinna värava ette, Lauri suunas korralik segadus ja sealt meetri pealt kuidagi selja taha suutis suunata selle löögi Eerme. Ei teagi, kas siit Rudenko saab teise väravasöödu. Kas seal värava ees keegi puutus ka seda palli peale Eerme veel või mitte? No, pigem tundub jah, et Rudenkole siit võiduga siis Laagri võistkond tõuseb tabelis teiseks. Kes oleks seda enne hooaja algust suutnud ennustada, aga siit tänases mängus.
välja kaugelt proovis, noh kas hoopis Harju. Harju tuleb ja nüüd kukutatakse ka ja saabki Harjusid karistuslöögi ja siit tuleb ilmselt kollane kaart ka. Ja kollane kaart tuleb, 2 kaotust vastu võeti, üks Šveitsilt, üks Islandilt. Ja siit tuleb Harju võimalus, aga Nõms teeb suurepärased, lööb palli kastist välja. Nüüd Aalve. Pall värava ette, sealt Vainulalt tõrje ja jätku olukorrast ei saa Limberg palli väravasse mõnelt meetrilt. Esimesel minutil. Aalvelt hea pall värava ette. Esimese löögi Vainula tõrjus ja teise palli pani Limberg äärel seal Limberg. Limberg esiletõusu on ka oodatud siin juba paar aastat. Eelmisel aastal juba jäi säravalt silma, kui noh, võib-olla isegi veidi palv. Siit Aeru madalsööt. Põder läheb ise kaugelt löögile, aga meetri jagu esipostist mööda. Midagi Pärnu meeskonnale juurde ei anna. Ja 2023, kui Harju esmakordselt Premium liigas oli, siis siit läheb lüüa. Ei teki. Ei teki, kohtumine on lõppenud Harju Laagri 2-0 võiduga. See tähendab seda, et Harju võistkond 4 vooru järel passiivsemaks ja selline hakkas seis võib-olla peas liiga palju mängima, et võib-olla siis me ei olnud nagu enam nii efektiivsed, aga summa summarum oli pigem hea. See ei olnud teadlik valik anda mäng Vapruse kätte pärast teist väravat? Ei, pigem ei olnud teadlik, me tahtsime ikkagi nagu üle poole suruda ja siin olid küll teatud taktikalised ja me tegime teatud vahetusi, et saaks hoitud seda, aga jah, ma ütleks, et pigem ei olnud. Ma muidugi loodan, et ja me saame tagasi selle kindluse, aga eks hooaja algus on selline, peab sellest välja tulema ja sellise julguse tagasi saama, et ega jah, täna olid, jah, ütleme nii, et see viimased siin võib-olla siin nädala aega meil on ikkagi mängijad kõik tagasi, kes olid vigastatud siin päris pikalt ja nii, et see on nagu positiivne uudis, et aga eks nemad peavad ka oma mängupraktika ja aja kätte.